Paide linn sai täna ühe puu juurde ja see istutati selle pärast, et Ehailju Palm on teinud raamatukogu tööd 40 aastat. Tohutult pikk aeg. Ega ise ei ole mõelnud vahel mingil hetkel, et kui palju on näiteks raamatuid läbi loetud isendal? Ei ole, sest ma hakkasin väga varakult juba lugema ja lapsena on ka väga palju raamatuid läbi loetud, nii et Raamatukogu tööle sattumine ei olnud juhus, vaid ikka tahtmine. Päris juhus ilmselt ei olnud. Ma palusin, et saaksime 3 vihjet, et mida peaks inimene elus tingimata lugema, mis on väga head raamatud ja ausalt öeldes siia tulles ma olin kindel, et tuleb raskest klassikast valikut. Võin ära öelda, et raskest klassikast, raskesti loetavast klassikust ei ole ühtegi valikut. On väga, väga südamlikud valikut. Kas need raamatud, millest me kohe rääkima hakkame, on teile kõige armsamad raamatud? Noh, nad on ühed, mis tulevad võib-olla kõige esmasent meelde, sellepärast, et rasked klassikat on ka. Ega ma ei ütle, et ma ei oleks neid lugenud ja kui nüüd on sellest, mul tuleb kohe näiteks Jean-Christophe meelde, nii et neid teisi raamatuid on veel, aga see on võib-olla esmane niimoodi. Ja. Nii, aga räägime nendest raamatustest. Alustame siis võib-olla sellest ilusast värvilisest reast ja siin on mitte 1 raamat, vaid siin on 3 raamatut ja ma saan aru, et siin võiks veel rohkem raamatuid olla, et me räägime Astrid Lindgrenist. Kindlasti võiks siin rohkem olla. Neid nii Pullerby lapsed kui Emily lood, nii et sest nad on, neid võtad ka täiskasvanuna kätte, kui on tuju halb ja nii edasi ja sa saad nendest nagu tuge, nad on nii mõnusad lugeda. Kas on nende aastate jooksul olnud ka aega järgi mõelda, et kuidas saab olla, et maailma tuhandete, kümnete tuhandete, võib-olla veel enama laste kirjanike hulgast on üks daam Rootsist, kes erineb absoluutselt kõigist, kelle moodi pole keegi ja keda ei saa kellegiga segi ajada, kelle moodi tahaksid kõik olla, aga nad ei ole. Kuidas see võimalik on? No ei tea. Inimene, kui ta suudab kirjutada väga ladusalt lastele, ka hästi mõistetavalt ja samas ka täiskasvanutele midagi pakkudes, siis ilmselt sellest see saladus ongi. No lapsepõlv on möödas. Kas võtate praegu vahel päriselt tegelikult ka mõne Astrid Lindgreni raamatu kätte vahel? Jaa, ikka. Kas või sama väike Jorven, Bootsman ja Mooses, samamoodi väike venda, meisterdetektiiv Blomqvisti ka kindlasti ja muidugi Pullerby lapsed, Emil. Neid on veel, mida on Astrid Lindgren, Pipi Pikksukk, kõik need, kõiki võin võtta ja võtan ka tänapäeval. On üsna palju selliseid lasteraamatuid, mis lapsena lugedes on ühtmoodi, täiskasvanuna lugedes teistmoodi ja juba küpsema inimese 3. moodi, võtame näiteks kuulsa Totu Kuul. Aga Astrid Lindgren kuidagi niimoodi, et ega need samad naljad ja hoiakud ja asjad olid arusaadavad siis ja on arusaadavad nüüd. Just, jah, ongi. See ongi see eripära. See ongi see eripära, jah. Nii, aga järgmine raamat on selline, mis esineb nüüd 1 raamat, aga 2 köites. Ja see on Panso naljakas inimene ja kõigepealt Loomingu Raamatukogu väljaanne. Ja, see on meil, on näha, et inimesed on seda tõesti lugenud ja ta on meil raamatukogus päris ära kulunud. See on ka üks selline raamat, mis ei kipu vedelema kuskil antikvariaadi lõpututes Loomingu Raamatukogu virnadest on alati läinud. Ja, sest ta on niivõrd tänapäevaselt öeldes lahe raamat, et jälle Voldemar Panso kirjutab ju väga hea sulega ja tõesti see raamat on täis huumorit, mõtisklusi ja seda on jälle väga hea on kätte võtta. No ma näen siin ka värskemat väljaannet, nii et praegusel hetkel enam seda selles mõttes probleemi ei ole, et on 1 kulla hinnaga mitu korda lapitud eksemplar. Jah, sest just hiljuti on välja tulnud see uus väljaanne nüüd. Ja soovitus kõigile muhedat lugemist leiab. Just, see on väga selle muhedat. märksõna ilmselt. Ja.
Ja nüüd kolmandana siis selline raamat, palve oli Eha Helju Palmile, et valida välja 3 raamatu, mida tingimata lugeda. Ja see kõlab väga rängalt. Seal on sõna pagulusse ja see võib nii mõnegi inimese kohe eemale lükata, võib-olla eriti praegusel ajal, et andke andeks, kas on veel rohkem vaja, kas on veel vähe halba meenutada, kas on veel vähe rasket ajalugu. Aga see on ka jälle väga hästi kirjutatud raamat ja siin võib tuua ka võrdlusi tänapäeva. Nii et kui niimoodi võtta, siis ega meie siin elus ja ajaloos väga palju muutunud ei ole, kõik käib kuidagi ratas ringi ja mingid asjad tulevad uuesti nagu tagasi, võib-olla natukene teise nurga alt niimoodi. Aga Elin Toona kirjutab väga hästi, ta kirjutab algusest ka oma lapsepõlvest ja siis sellest, kuidas nad pagulusse sattusid, sellest, milline oli Inglismaa 40-ndatel, 50-ndatel aastatel. Kui seda lugeda, siis ilmselt inimesed saavad, ma ei ütle, et šoki, aga see on neile võib-olla väike ehmatus, kuidas elati, sest ma arvan, et me siin kujutasime võib-olla ette, et nad elasid väga hästi, aga sealt leiab midagi sellist, mida võib-olla meie tavaarusaam siiani ei ole arvanud sellest Inglismaa elust peale sõjaaegsest. No ilmselt üks põhjus, miks hea raamatu otsingul Tammsaare esialgu riiulisse jäi ja see raamat alla võeti, on ka selle raamatu autori isikus ja taustas. Ja, sest tegu on Ernst Enno lapselapsega. Ja tema isa ja ema olid siis, isa oli näitleja, näitejuht Enn Toona ja ema Liki Toona. Ja Elin Toona on muidugi kirjutanud ka oma vanaisast raamatu. Rõõm teeb taeva taga tuld. Nii et ja talle on tema vanaema, siis Ernst Enno abikaasa, oli talle väga tähtis ja oligi võib-olla rohkem tema kasvataja kui tema vanemad ja tema ema. Ja raamat on siin Paides raamatukogus olemas. Jaa, saab lugeda. Mul on üks imelik küsimus veel. See on selline kurblik küsimus ja võib-olla lähtub nad jälle minust endast. Ma vaatan kodus oma hiiglaslikke raamaturiiuleid, on olnud raamatusõbralik pere ja mõtlen nagu sellise väikese kaotustundega, et ikkagi ka see Nobeli hõbedane sari ei ole kõik läbi loetud. Näiteks Roman Rollani Jean-Christophe on lugemata. ja kas selline mure tuleb, et vist ei tulegi seda aega. Kas teil on ka midagi sellist, mida te mõtlete praegu, et selle peaks ikkagi kindlasti ära lugema, aga siiani pole aega olnud? Praegu niimoodi kiiresti meelde ei tule, aga kui ma käin niimoodi raamaturiiulite vahel, siis ma küll leian sealt üht-teist, et see on mul veel lugemata, et seda võiks. Aga see, et kohe midagi meelde tulnud, on raamatukogu töö üks suuri voorusidest. Siin iga natuke saab lugemisaega ka. No raamatukogu, eks see on ikka niimoodi, et kui sa siin tööl oled, ega sa siis ei loe. Sa loed ikka kodus. Aga kas kodus on kogu aeg midagi siit võetud? Kogu aeg on ikka on midagi laual, jah. Teil on väga ilus töö olnud ja hea meel, kui te teete see töö tõesti kaua veel. Vaatame, kuidas läheb. Aitäh ja palju õnne tööjuubeli puhul. Aitäh.